Tere hommikust! Mis on oluline, et sa ise säiliksid ja mis on oluline minu elus, miks just Wolt ja mis on Wolt töö, et ma olen võtnud seda elustiilina ja puhkusena, et mis see on mulle andnud. Hommikul, kui avad silmad sa tead, et oled välja puhanud, hing laulab, lähen täna taas õue, sest mine õue, seal hakkab kõik juhtuma. Mine seiklema, mine vaata, mida täna maailmal on sulle pakkuda. Ja nii igal hommikul, kui ma olen läinud voltima, nii igal hommikul ma vaatan peeglisse ja lausun, ma armastan sind, Maarja, ma armastan ennast ja lähen lippan linna peale. See kõik, mis on juhtunud minuga, kes ma soovisin, et mind tullakse filmima, aga teate, kui asjad ei lähe päris nii, nagu sina tahad, siis ma teen seda lihtsalt teisiti ja omamoodi. Sest tegelikult ükskõik millist tegevust sa teed, peaasi, et sa armastad seda südamest, see, mida sa teed. Ja vahel tuleb loobuda, et veel parem saaks sinuni jõuda. Enne Wolti kutsuti mind Saksamaale ühele koolitusele. Mul oli ostetud lennupilet ja mulle lausuti, Maarja, tule, me kõik tõlgime sulle. See on inspiratsioon ja sa saad sealt inspiratsiooni oma elule, et elukesta õppe jaoks sa saad seal infot ammutada. Aga miski minu sees ütles, ma ei lähe. Ma kaotasin lennupileti raha. Lisaks oli seal veel piletid ja ma ei jõudnud veel ööbimise eest tasuda. Ja sel samal päeval, kui ma ütlesin ei, ma ei lähe Saksamaale, et see elukestev õppe peab kuskilt mujalt tulema. Ja sel samal päeval tulin ma kuhu, registreerisin end Wolt hingekirja. 10. november, 5 aastat Woltides, samal ajal iseennast otsides ja nüüd seda kõike teiega jagades. Luuletades ja lauldes, nautides ja igale poole, kus ma vaatan, lehvitades. Nad lehvitavad vastu. Täna püüame koos. Oh, issi, aita mind. Autol jälle miski tuli vilgub siin. Neid lugusid tuleb täna. Kuidas me täna tunneme? Puhkan, millal tahan. Ma õnnes säran, küll on hea. Aga mis tegelikult hingad sügavad sisse välja, sa tead, et see päev on jälle taas õnnestunud, uinad ja hommiku tõused jälle uue sära ja energiaga. Kas te olete mõelnud, et iga päev on kingitus? Mina küll mõtlen nii. Iga päev ongi kingitus, just see kingitus, mis sa võtad vastu ja lähed sellele päevale vastu ja hakkad seda nautima. Kui ma lähen ujuma, siis ma lausun endale, enne kui ma lähen vette. Veeke puhasta. Ole vastuvõtlik, anna välja, naudi seda. Anna vahel isegi rohkem, kui küsitakse. Ja mis on selle naeratuse miljonääri taga, naeratuse taga? Mis on sinu naeratuse taga? Kas sa oled mõelnud vahel, et mis on sinu naeratuse taga? Sinu naeratuse taga on kindlasti valu ja sellest valust ma ka täna juttu teen. Et kuidas siis valust välja tulla, et mis te arvate, et sellel 5 aasta jooksul ei ole minu hingest valu olnud. Juba see, et kui ma ei tea, mis autoga ma täna sõidan, kui palju mässamist ja asja ajamist selle taga on. Aga see teeb meid, see valu teeb meid tugevamaks, see valu teeb meid iseseisvamaks, see valu hakkab meid hoopis vastupidi kannustama, et aitäh, mina ütlen täna, et aitäh sellele valule. Aitäh sellele maailmale, aitäh nendele inimestele, kellele ma täna ei meeldi. Siin grupis ma toon, et seda kõike juhendada läbi laulude, läbi luuletuste, läbi loomingu,
läheb voltima, et mõelda mõtteid, mil mõte on sees. Ja see ongi meie elukestev õpe. Kas te olete valmis elukestvaks õppeks? Kas te olete valmis iga päev midagi uut ammutama? Kas te olete valmis ka selleks, et kui sa muudad ühe pisikese asja, muutub kogu maailm? Ma loobusin Saksamaale sõitmisest. Just kui nagu, oot, mida ma teen, miks ma loobun, ja. Aga kui sa loobud millestki, millest sa justkui ei taha loobuda, siis tegelikult on midagi veel ja veel paremat tulemas. Veel ja veel paremat tulemas. Vihma sajab, õrnalt tibutab, ujumas on käidud, tuju on mega, tuju on ülim. Ma ei tundnud Tallinnat, ma ei teadnud mitte midagi. Kus mida asub? Ma olen isegi sõitnud autoga läbi vanalinna Raekoja platsi, siis nagu, oh my god, ma vist tegin midagi valesti. Ma olen parkinud oma autot Tammsaare parki, kus ma unustasingi selle auto peaaegu sinna, sellepärast, et mulle pakuti veel kohvi ja kooki. Aga õnneks läksin ja ma ei olnud saanud trahvi. No eks neid trahve ole mu elus siin ikka tulnud nende parkimistega ja õpid seda Tallinnat tundma. Iga uus asi on ja iga uus asi vajab sellist harjumist, aega. Iga uus asi, mida sinagi täna võtad kätte ja hakkad tegema, siis tuleb anda aega. See kõik sa saad kõik, mis sa tahad, tuleb vaid küsida. Ja täna ma saangi teile rääkida kõik, mis ma Woltis olen küsinud, siis kõik ma olen ka saanud. Ma eile jagasin Wolt kullerite chati, et tulge vaatama siia Naerutuse miljonäri lehel. Ma jagan neid lugusid, kui vägev on tegelikult meie maailm ja kui palju nagu kulleri elustiili kõrvalt sa suudad luua veel vägevamaks oma elu. Mida mina olen teinud, siis ma olen kirjutanud, joonistanud, nüüdseks ka ju videosid tegema hakanud, et elu kandvaid teinud Wolt kuller, siis 2017 aasta minust tehti töörööbikute saade ja nad küsisid sealt ühe küsimuse, mis te kavatsetegi siis terve elu voltima jääda või? Minu lause neile, kui ma teen vähemalt ühe tellimuse kuus, olen ma ikkagi Wolti hingekirjas. Ja just nii ongi, sest suvel ma olin maal, suvel ma olin maagilisel maal, kus ma toimetasin maal siis turismindusega, pildid ja kõik asjad. Ma käisin aeg-ajalt, käisin Pärnus, ma tegin mõned tellimused, ikka selline mõnus tunne on, et kuidagi ei saa nagu Woltist eemal olla. Tegin Pärnus siis mõned Wolt tellimused ja läksin tagasi Tallo. Ja mida siis nagu, mis see Wolt on, kui sa tuled tööle raha pärast, ükskõik mis töökoht see sinule täna on. Kui sa lähed tööle raha pärast, siis uskuge mind, see lihtsalt võetakse sul kuidagi ära, siis sa oled nagu tusane ja pahane, et sa teenid, aga su keha väsib, Aga kui sa lähed tööle kergusega, õnnest joovastunud ja armastus hinges ja iseendaga rahul olev, siis kõik õnnestub, siis sind kaetaksegi justkui üle kullaga. Et selle Wolti elu juures on ka see, et ma olen alati soovinud soove ja need soovid on mõjunud ja sobinud ka teistele kulleritele, ka teistele inimestele. Et ühesõnaga, kui sa lood omale heaolu, siis läbi sinu heaolu sa saavutad ka teistele, võt see on nagu väga-väga suur väärtus. Sa mõtled, ma näen autonumbreid, mingid ägedaid 777, 880, ühesuguseid numbreid, siis need kannavad kuidagi hästi, siis need tänava nimed, siis inimeste nimed, need, et täna viin Johnile süüa, täna viin Helgile süüa, et kas ma tean ka mõnda Helgit, et minu jaoks tundub see väga lõbus, aga võib-olla teie jaoks mitte. Aga kui sa märkad enda töö juures midagi, ükskõik on see siis sul uus töötaja, keegi, kes tuli sinu see keskkond, et sa väärtustaksid seda kõike, millest sa oled ümbritsetud.
minu jaoks on täna pidu koos Tallinnaga ja vaatame, kuidas see meid hakkab kandma. Aga nüüd paneme äpi järgi, hakkame seiklema. Ootame tellimusi. Töörööbikute saade, kui tehti, siis oli ka looking for action. Nüüd on ootan tellimusi. Igal pool saad musisid ootad, on ju. Ja mida ma teen, kui ma ootan tellimusi? Võtan oma märkmikud välja. Et see elustiilina ongi just see, et kuidas ma selle aja ära kasutan, seda ma saangi teile täna näidata. Vahel ma motiveerin ennast täpselt niimoodi, mul on siin märkmik, ma olen kirjutanud igasuguseid asju, võtan selle täiesti suvalise koha pealt lahti ja loen siit. Olen tänulik imelise aurava tiigi eest, olen tänulik imelise looduse eest, olen tänulik kastese muru eest, olen tänulik hommiku kohvi eest, olen tänulik pastaka eest, olen tänulik pannkookide eest, olen tänulik kanadele, kes munesid munad, mis said mu koogi sisse just pandud. Naabrinaine annab meile mune. Olen tänulik aiasaaduste eest, olen tänulik tomatite eest, olen tänulik saan maal elada. Aeg-ajalt käia ka linnas, nagu praegu olen siin linnas. Olen tänulik naeratuse miljonäri brändi eest, olen tänulik unistuste elluviimise sarja eest, olen tänulik nende kõnede eest, mis mind on ka inspireerinud, olen tänulik elule. Ma võtsin täiesti suvalise koha pealt oma kirjutise lahti ja seal ongi tänutundega me saame väga palju oma elus muuta. Tänutundega saame väga palju iseenda jaoks teha. Tänutundega me lähme siit edasi. Ma olen juba tänulik, et kohe ei tule seda tellimust, et ma saan veel siin live videos olla. Elu linnas ja maal. Ja huvitav, et see koht just oli. Siin on 50 luuletust, käsikiri, siin on 25 tsitaate ja see on käsikiri. Ja kui ma hakkasin selle käsikirja peale mõtlema, siis selle ma olen teinud kus? Mitte enam voltimise ajal, vaid maal. Aga läbi voltimise olen ma jõudnud ju maale. Ma võtan lahvahevel, siis lähme võtame mingid lähme ühesõnaga poodi ja võtan kaasa veidi raha ja vaatame, mis me saame osta. Juba lehvitavad. Nii lahe. Võt see sütitabki mind sinna autoga linnas sõitma. Et kui tellimusi veel ei ole, siis ma sõidan ikkagi edasi ja lehvitan sinna tänna. Ma olen ka varem käinud. Ütlen neile tere ja ma ostan sealt puuvilju, küpsiseid ja saan võib-olla veel midagi, mida ma täna veel ei näe, aga ma lähen sinna koha peale. Nad rõõmsalt südamest teenindavad mind ja vahel isegi aitavad tassida autosse midagi, mida siis ma ostan nende poest. Vaatame, kes täna tööl on. Hästi palju oleneb muidugi ka teenindajatest, kuhu me sattume. Hästi palju oleneb ka, ma kasutan praegu muidugi, tuletan veel meelde, et ma kasutan seda aega praegu ära, hetkel, kui ei ole veel tellimusi. Siis kohe jõuan ühte poodi ja võtan teid kaasa. Siis te näete, kuidas ma astun kuhugi sisse ja kuidas inimesed reageerivad, ja ka sina saad olla see sama naeratuse miljonär. Huvitav, kell on 10 ja võtan teid ka kaasa. Eks Volt ei annagi mulle sellepärast tööd, et ta laseb mulle osta midagi autosse, et ma saaksin ju jagada õnne, rõõmul, naeratusi ja lisaks siis ka nänni. Mida ei tohi ära unustada, on ka parkimise kell.
10:53. Pean veel tegema, muidugi on see, et tuleb panna mask ette. Tere! 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 Nii ammu ei näinud siin. Ma olen siin praegu live videos 80 inimest. Hetkel ei vaata ükski inimene, aga see salvestub siia. Nii, see on see Naeratuse miljonäri grupp. Ma jagan tänast päeva, sest mul sai täna voltimisest 5 aastat. Õnnetlen Kas ma võin siin filmida? Minu armas poemüüja, poe omanik. See pood on üks minu lemmikutest poodidest. See pood on alati, kui mul on olnud siin veiniisu, isegi veini olen ma siit ostnud. Ja täna ma tulingi küsima midagi, mida saab jagada. Ma tulin ostma midagi, et ise saaks midagi kõhtu ja mida saaks jagada. Olekski siin mingid need küpsised näiteks, on ju. Mul on endal autos korv, kus ma pärast need panen. Et siin on küpsised. Sulle seda, see on väga maitsev. Vau, mis need on? See on pähklid, keedetud kondenspiimaga. Me võtame pähkleid. Võtame pähkleid. See on hea maitsega värsked, pehmed, sulad suus. Super, värsked, pehmed ja sulavad suus. Aga nagu sa tead, sellest mulle ei piisa. Mitu inimest ma näen päevaga. Võib-olla seda õuna. Anna mulle seda teine veel. Üks juurde. 1, 2, anna mulle 1, 2. Võib-olla ma teen niimoodi, et teen suurem karpi. Muidugi, mäletad, muidugi. Umbes 4 sellist karpi. Umbes 4. Jaa, see sobib, see sobib. Jaa, nii palun. Just. See on koht, kus, kui minu auto sai 1 aasta, siis nii armas, kuidas minuga käituti. Nii, Maarja, valime sulle puuviljad, ma teen sulle puuviljavaagna. Minu nähes lihtsalt pesti puuviljad ära ja tükeldati ära ja siis ma läksin ja viisin need pagassi, on ja. Aga täna ma mõtlesin, ma ei tee samamoodi. Mulle ei meeldi samamoodi asju teha. Et ma võtan siit neid armsaid vahvaid küpsiseid, siis neid saab jagada. Vaata, seal on all õunad. Õunad on väga head. Need õunad? Ja, see on kallim kui teised, aga see on super maitsega. Sa tahad, et ma proovin? No soovite, proovige, jah. Okei. Kui soovite, ma pesen sulle. Mulle pestakse just kohe üks õun ära, et ma saaks proovida. Ja siis, kui ma selle ära proovin ja mulle maitseb, siis ma võtan neid õunu ka. Õunu on ju ka mugav jagada. Ka need saab, laseme siin ära pesta. Nii. No vaata, nii palju. Jaa, sobib. Väga. Ja siis ma olen mõnikord võtnud siit ka mõne salati. Et siis ma tean, et mul on vahepausi ajal, ma saan ka kõhu täis. Ma vist juba näen mitte salatit. Vaatame. Söögi peale mõtleme, iseenda söögi peale mõtlen pärast. Nii, kõigepealt pestakse mulle õun ära, siis ma võtan sealt ühe ampsu ja kui mulle maitseb see õun, siis ma võtan ja jagan neid. Värske hästi õun. Aitäh. Sul on nii on nägu. Kuidas on? Ma pakun sulle, mida mulle meeldib. Ma ei ole mingit kaval inimene. Aga kui me võtame, võtaks väikseid. Väikseid. Väikseid õunu võtaks, jah. Nii. No võt. Ära korda. Ega ma näitangi seda elustiili, ma võtsin neid oma päevaga kaasa. Vahepeal panem, ja need väikseid. Mitu sulle? No paneme. No, kui palju inimestele, kus on parem väiksed ja muidugi. Rohkem ja väiksed. Jaa.
nii, no küpsised on. Ma ei tea, mulle meeldib see ka, igaüks saab seda võtta niimoodi. jah. On ju? Ja see on naturaalne agara-agaraga. Gara marmelaad. Gara marmelaad. Selle ka. Ja siis hakkab mul juba täitsa looma. Õuna sööme pärast edasi. Need õunad ja need. Ja... Tõbe kaera küpsiseid ka. Siis on nagu valida ja ma panen korvi, korv on mul olemas. No võt nii. Ja tavaliselt läheb mul siin 10 eurot. Seekord läks 11.54. Umbes niimoodi mul tavaliselt poel läheb. Nii. Makstud ja edasi. Soovin pinni, siis Oh! siis jah. Okei. Kinnitatud. Jah. Kuule, aga imelist päeva sulle, meile, teile. On ja. Ja õnnetlen sulle kõige paremat. Just, kui ma teen ühe tellimuse Woldis kuus, olen ma ikka Woldi hingekirjas, on ju? Ja sina täna naerata rohkem. Silmade taga on palju naeratust näha. Tšau! Saad tellimuse, hakkad seda meelepärast ägedat tööd tegema, aga hetkel kuidagi elu annab mulle veel vaba aega. Nüüd ma jõuan ette valmistada korvi ja pakkuda ja tähistada inimestega koos seda imelist 5 aastat. Kõige suurem rõõm on andmise rõõm. Kõige suurem rõõm on sinu hingerahu ja üllas olemine. Nii, siit saab ilusti võtta. Ja lähme sõikleme siis kuhu, näiteks Balti jaama. Kindlasti ma näen seal mõnda kullerit, kellele öelda. Tere! Tagavara küpsist. Ja siis selline korvikene mul on, väikene maius ja kindlasti ma palun kõigil ka naeratada ja küsin küsimusi täna, kui tihti nad naeratavad. Kui tihti nad naeratavad iseendale, et üks asi on teistele naeratada, aga teine asi on iseendale naeratada. Panen selle taha pinki. Ja kui ma siin tellimusi ootan, ma loen siit veel midagi. Võtan lahti täiesti suvalise koha pealt. Ma juba ma kujutasin ette, et täna on tööl see naine, keda ma soovin näha. Ja täna oligi siin ülekaupluses ju täitsa see naine tööl, keda ma soovisin näha. Nii et, aga nüüd ma kujutan ette, et see mis siin kõik kirjas on, et sellest saabki selline võluraamat, Maarja selline ilu ja valu ja võlude raamat, kus see saab trükikirja. Hetkel on see käsikirjas. Täna ma avan selle veel kuskilt. Selline koht oli lahti, mida ma siis hakkan looma. Ettekujutamine on minu kõige ägedam maailm praegu. See toimib. Motivatsiooni tõstmise koolitus, luua edukamalt. Luua edukamalt. Järelikult, kas ma olen seda juba täna teinud? Ei ole, aga see on mul juba siin kirjas. Järelikult oleme seda loomas. Luua edukamalt. Võtame siis veel. Naeratuse miljonär, ma loen siit. Aga ma vaatan, kus mul luuletus on. Nii. Vot, nüüd ma saan jälle lugeda teile. Nii kaua kui tellimusi ei ole, siis ma loen teile ette veel. Soovid puhkust, puhka. Soovid väikese seltskonnaga koos veeta aega. Soovid, et keegi tegeleks teiega. Soovid, et see oleks meeldejääv.
ja positiivset energiat sütitab. Et seda jaguks veel pikaks ajaks. Unistame ja muu maailma. Unustame muu maailma ja oleme siin ja kohal. Seda kõike saab täna kogeda. Kui oled valmis, leiame sobiva kuupäeva, kirjuta, naerata, et naeratusmiljonär.ee. Ma siin valmistan millekski ette, kes seda teab. Võtame siin, minu meelest on siin alguses üks lahe luuletus. Võtame siit veel. Üks luuletus on selline, kus ma panin ühe mehe nutma. Ma küsisin selle 30-aastase mehe käest või kuti käest, et kuidas ma talle ütleme, mis juhtus. See läks hinge. Ma loen teile ühe luuletuse, mis läheb ka minu luulekogusse. Naised on vägevad, naised on võimsad, naised suudavad, naised jaksavad. Naised juhivad, samas nad soovivad aeg-ajalt, neid juhitakse. Kõrvalpingi ja tagapingi rõõmud, kellele neid pakutakse. Naised, ärge kogu aeg ka juhtige, te oskate seda nagunii. Nautige ka elu teisiti. Nüüd ma siis lendan rooli või rooli. Hoolin või ja südamest hoolin. Hoolin endast ja istungi aeg-ajalt kõrvalpinki. Meestele jäägu mehelikkus, peremehelikkus, elutarkuste rikkus. Laseme neil seda teha. Kandku meid kätel, mehed justkui hobused. Kappavad ees pere saani sees. Naerusuil elu vees, aga kes siis juhib meie elu? Kas keegi peakski juhtima? Laseme end kanda, muinasjutulisse randa. Mehed justkui hobused, naiste käes on ohjakesed. Lähme sinna, nii me elu koos kannab vilja. Mõtted teoks, teekond nauditavaks. Näeme, märkame, kui kätte saame. Just nii. Selles sinises on luuletused ja inspiratsioon tulnud mul siis, kui ma juba olen jõudnud oma muinasjutulisse randa. Aga voltimise ajal ma kirjutasin, joonistasin, luuletasin omale selle muinasjutulise ranna ja ala ja maailma. Siis täna saan ma öelda veel ühe mõnusa sõnumi teile, et ettekujutamise koolitus, selgendamine ja tervendaja ja selline tulevikuenergia maaletooja ja teie kõikide sisemaailma väljatoojana ma jätkan. Läbi videode monteerimise tegelikult ma juba neid naisi ka ju valgustan. Nad teevad oma asja. Ma saan panna ju inimesi tegema seda, mida nad soovivad. Samamoodi on ka suhe, naised, me saame ju oma meest panna tegema seda, mida nad soovivad, mida tema soovib. Mina juba tean, kuidas need asjad käivad. Ja kuller ja kui palju ta tegelikult ennast peab motiveerima. Kes on kuller, kui palju ta peab iseenda sisse vaatama ja samas nagu motiveerima, et ma täna lähen tööle või ei lähe, kas keha tahab täna puhkust või ei taha. Meil ei ole see, et ma ootan oma puhkepäeva või ma ootan seda oma puhkust ja siis ma alles hakkan puhkama. Pigem kuller jälgib oma keha. Jälgibki, kui tal on vaja puhata, siis ta puhkab. Ja pärast, kui ta on jälle värske ja puhanud, siis ta tõuseb ja ta läheb jälle taas linna peale särama. Ja ta teeb seda palju mõnusama, ehedama tundega ja kergusega. Sama kehtib kõiksugu tööülesannetega, ükskõik millises tööpositsioonil me oleme, siis tegelikult, kui me ei kuula oma keha, siis tuleb igast muud jama sõna otseses mõttes. Siis mida kuller peab veel jälgima, on
finantspool kindlasti, mida peab jälgima, ja see on päriselus ka nii. Ja mida kuller veel peab jälgima, kas ma olen täna kinnitanud oma keha, sest need toidulõhnad, mis siin autos praegu on, et need toidulõhnad lihtsalt teevad selle kõhu tühjaks. Kuidas mina toitan, kui ma olen kullerina autoroolis? Hommikul ma söön kodus. On selleks puder või müsli või siis midagi veel, mingi võileib, kohvi. Ja vahepalaks ma ampsan mingit kas juurvilju või puuvilju ja võtan endale soolase söögi, see, mis teele satub. On see siis pitsalõik, on see mingi salat, on see siis mingisugune mingi uus asi või siis mõnikord mulle ka antakse süüa või tehakse mingi ulmes soodustust. Lisaks sellele alati on kulleril taskus mis? Peale autovõtmete on neil taskus raha. Nii, ja kõik see jootraha ja selle eest saab alati kergusega kuskilt osta süüa endale haarata. Siis ma jagan selle suurema toidu 2. Ja miks just 2, siis ma saan veel ühe vahepala lisada, ühesõnaga ma toitun peaaegu 5 korda päevas. Peaaegu 5 korda päevas ja just saad aru, see kõht läheb siin tühjaks. Ma söön nagu korraga vähem, aga et mul oleks kogu aeg hea olla, on. Ja vesi, veepudeli haaran kaasa, hommikul joon vett, võtan ka lisaks vitamiine praegusel ajal ja õhtuks ma võib-olla küsingi kuskilt restoranist juba vett, et ega nad tegelikult need restoranid mind nälga ei jäta. Hei kaunike, sattusin juhuslikult peale, töötad kullerina ja ma jagan täna seda päeva ja mul on täna pidu Tallinnaga, sest mul on 5 aastat seda imelist voltimise elustiili maailma, kus ma olen hästi palju kirjutanud, kus ma olen hästi palju videosid teinud, kus ma olen hästi palju loonud oma elu ja nii paljusid sadu inimesi motiveerinud ja miljoneid inimesi särama pannud. Igatahes vaatan neid videod järgi, mis ma varem juba tegin. Ma siit järjest lähen ja lähen. Hetkel ma jõudsin, mul on klienditellimus siin Kajapitsas ja ma võtan teid siia kaasa. Täna seiklema. Leanne, ma tegelikult soovisin kaameraid autosse, et päriselt TV tuleb filmima seda kõike tänast minu sünnipäeva pidu Tallinnaga, aga ma teen seda ise ja teen siin grupis, siin meie armsate inimeste ja armsate hingede ja koos kasvamise grupis. Nii, ma korraks lähen ära. Ma võtan teid kaasa. Christopher ja Tiit soovivad süüa. Vaatame, kes täna tööl on. Kohe vaatan. Kas on tuttavad Christopher ja Tiit? Ma võtan need söögid kohe peale. Nii. Tere! Hello! Christopher ja Tiit. Mõlemad mulle. Christopher? Mis ta oli see Tiit? Christopher. Ja teine ka? Tiit või? Oli? Mul juba meelest läinud. Kirjuta peale, jah? Aitäh! Apste! Mul sai võrdkullerina 5 aastat ära ja mul on pidu koos Tallinnaga. Ja võtsin osad juba Facebooki gruppi ka kaasa. Jagan seda päeva. Nägen! Ja mõnikord võib juhtuda, et prügiauto pargib kinni, aga mina vist veel olen vaba. Sellest hoolimata me lihtsalt ootame jälle, et meil peab olema ka päris palju kannatust on siin maailmas. Kui see prügiauto ju täpselt mulle minu siia kinni pargib veel ei ole, võib-olla pääsen välja. Siis ma lihtsalt ootan, no nüüd ta ju sõidab siit ja läheb ja pargib kogu tänava kinni. Mis siis? Aga kliendid ootavad, ma sain 2 tellimust peale. Kliendid ootavad ja nad näevad, et ma ju liigun nende poole. Ükskord sain ma täiega kiita. Üks klient ütles, et issand jumal, praegu on meelatud ummikud. Kuidas see võimalik on, et te nii kiiresti jõudsite minuni?
mina, et ma ei tea, et ma teadsin, et ma pean kiiresti kliendile jõudma, et selle toidu ikkagi ära viia. Ma lihtsalt sõitsin, aga ma tean juba neid tänavaid, kus saab kiiremini ja kus saab otsem, siis aeg-ajalt ma ei jää ummikutesse. Ja kui ma jään ummikutesse, ma olen ikka rahulik. Kuller peab ise ennast ju motiveerima nii toitumises kui siis nendes hetkedes olemistes. Pluss siis see, et kas ma täna jõuan või ei jõua. Pluss kas jään boonusest äkki ilma, kui ma siin ummikus olen. Et mis toimub kullerite ajus ja nende ajus hoopis sellel hetkel, mis toimub sinul töö juures, kui on selline nagu pingeline hetk on ja ka sellest ma saan ju täna siin valgustada teid. Ma ei tea, ma olen ikka õnnelik, võib-olla ma tunnen seda tunnet, et see on pingeline hetk, aga siis ma tean, laas olla, hetkel ongi mul see auto siin ees ja taga on ka auto ja vahet ei ole nagu, et kuhu mul kiire on. 2 tellimust on peal, sõidan Pärnu maanteele, sõidan suht peast. Vahepeal vaatan, kus täpsemalt see klient on ja küll ma jõuan kliendini. Kui mul juba selle teise kliendi juures juba 5 tärni tuli, et vau, nii äge kuller on ju, siis edasi. Kuhu ta nüüd tagurdab mul? Nii. Ma näen kohta, kus ma saan kohe välja, aga vist läheb siin veidi aega. See on nii lahe, kuidas ta on kuidagi nii. Okei, ma ei saagi siit, jah. Te tahate, ma räägin, mis tunne mul praegu on. See ajab mind naerma. Ühesõnaga, prügiauto oli minu ees. Mina jagan teile siin seda õnne ja rõõmu. Ja siis prügiauto just pani nagu tagumise käigu. Ma tagurdasin ka veidikene eest ära, et talle mitte ette jääda. Kes meist ikka soovib kellegile jalgu jääda. Ta tuli välja, lõugas mu peale praegu. See on see energia, mis tema sees on, ja ta on täiesti nagu frustreerunud oma töösse. Lõugas mu peale ja kui ma oleks kaamera sinna poole praegu keeranud, ta viskas lihtsalt kindad ka maha. Ta oli nii tige mu peale. Mina nagu, kuhu mul minna on? Taga on auto, ees on auto, no mis asja, kuhu mul minna on? Et leiame nagu ühise mingi tee on ja mina pääsesin välja, aga tema närvitseb seal ikkagi edasi. Samamoodi, kui kuller on ju ummikus närvis, siis mis juhtub? Ta hakkab hapsakaid tegema, ta hakkab rohkem väsima, siis ta ei jõua olla enam täisväärtuslik juht sinna autoroolis, ta ei suuda enam klientidele naeratada, ta ei suuda siis enam neid asju teha, et selles mõttes, et just praegu elu ühe näide, miks ma teid laivi kaasa võtsin, ongi, et need elusündmused, mis mul siin täna juhtuvad, ma oleks juba võtnud kellegile telefoni kõne, oleks tahtnud nii jagada seda, et see prügiautojuht, kes oli nii närvis, ka kuller võib vahel nii närvi minna, ka ükskõik millise töö peal sa lähed närvi, oleneb, kuidas sinu kehaline, ju ta oli enda peale nii pahane ja eluga nii kimpus, aga ma ei saa maailma päästa, vaid ma saan ennast säästes, iseennast aidates, vaat siis saab teisi aidata. Kõigepealt aita ennast ja siis vaatame, kuidas teistel läheb. Ja nii paraku on. Sest mis te nüüd arvate, et mul on 2 tellimust peal ja ma lähen seda prügiautojuhti nagu motiveerima, et imelist päeva, et mul siin tead pidu on ja et kas sul ei ole siis iga päev pidupäev, mis sa arvad, mis temaga juhtub? Ta läheb veel rohkem leili, ta peab olema ikkagi avatud muutusele. Täna ma ei tea, võib-olla ma kunagi kohtun selle prügiauto mehega, kui ta tõesti vajab omale sellist motivatsiooni või midagi, aga siis peab eluga kandma meid kokku. Et sama ongi tegelikult, kui sa teed tegevusi, mis sulle ei meeldi, siis lihtsalt nagu ära tee. Ja kui sa pead tegema tegevust, mida sulle ei meeldi teha, siis muuda see endale laululiseks, mänguliseks, muuda see ise lõbusaks. Või siis nendega, kellega koos sa pead midagi tegema, mida sa ei taha teha, siis ütle neile välja. Kuulge, see kriibib natukene, ma ei taha panna seda või teist või kolmandat, ma ei soovi seda missiooni teha, et äkki on keegi.
kui meie teeme midagi, mis meile ei meeldi, me võtame võimaluse ära nendelt, kellele see tegelikult meeldib, siis selle nagu, kui sa ei taha täna olla kuller, siis kulleril on vabadus minna offline'i, puhata, võttagi see kas või 2 tundi endale, teed ühe tellimuse ära, viid selle tellimuse nagu lõpuni, lükkadki offline'i ja sa puhkad. Igaüks jah, ei saa seda teha, aga meie elustiili juures me saame seda teha. Samamoodi, kui ma maal olen, kui mul ikkagi kontsert on ukse taga ja mul on vaja olla kontserdil tuleb rahvast, siis järelikult, kui ma korraldanud midagi, ma ei saa sel hetkel ja kui mul midagi nagu juhtub enne kontsertit, mis mul ka tegelikult mul juhtus üks negatiivne asi enne kontsertit, enne kui Tom Valsberg tuli, üks negatiivne löök tuli mu sisse, siis ma lihtsalt läksingi mehega energeetiliselt kogu keha puhastama, et me suudaksime klientide ees olla täpselt nii õnnelikud, nagu me tegelikult olla tahame, siis me tegime endaga hästi suurt tööd. 2 tundi enne kontsertit olin ma täiesti kabuhirmus, mul oli närv sees, mul oli löök, negatiivne löök ja mul oli veel see, et ma ju korraldan kõike, aga mu mees väga palju aitab sellele kaasa, et lihtsalt kui teil juhtub mingi löök, ärge minge kuskile nutma väga kauaks, pikaks ajaks, ärge pange pead teki alla, lihtsalt tegelege endaga ja neid nippe ja nõkse hakkamegi ma tulevikus teile kannustama ja jagama ja see, mis minu sees tuleb, see on võimas vägi. Ma teen, põhimõtteliselt ma täna terve päeva saangi ju rääkida seda, millist elu ma tulevikku loon, aga ma elan ka tänases hetkes, et see prügiautojuht oli ju täna, aga see tõi mul, vaadake, mu hääl läks teistsugusemaks, sest ma tahtsin nagu justkui ennast kaitsma hakata, mul läks tempo kiiremaks, et justkui tahan teile seda kiiremini edastada, et see energia justkui tahtis tulla mulle sisse, ma isegi mäletan, milline see nägu tal oli ja kuidas need kindad selle prügiautol lendasid, siis tegelikult nii tore, et te olete siin ja vaatate ja kuulate, kes vaatab seda pärast järgi, siis vaadake, mis meie keha teeb meiega. Hingame sügavalt sisse välja. Minu kontsert suvel õnnestus suurepäraselt. Kõik õnnestus suurepäraselt ja negatiivne energia kadus ka kontsertilt väga ruttu. Ja see on kõik sinus. See on sinu peas kinni. Sina saad muuta. Sina saad seda suunata. Ja kui sa ei oska seda, siis ma ei tea, lepi minuga kokku aeg. Helista sõbrale, helista sõbrannale, helista kellelegi, kes toob sind kohe sellesse positiivsesse energiasse tagasi. Ärme jääme kandma seda negatiivset energiat, Lähme edasi. Pärnu maanteel sõidan, mul on 2 tellimus peal ja ma sain rääkida need head ja vead kulleri elus. Olen näinud vihaseid kullereid ka, aga enamuselt ma suudan nad taas jälle panna särama. Kullerite chatides ma kirjutan nii Tartu kui Tallinna chatis, siis nad kirjutavad, Maarja, sa võiksid tihemini kirjutada, Maarja, sa võiksid tihemini meiega siin ühendust võtta ja tegelikult sa oledki jumala äge ja selline energia positiivse sütitaja. Täna ma vaatasin, juba eile tuli uudis, et Wolt ettevõte ostetakse ära, 7 miljardäri ettevõtte, mõtle, ma olen 1 miljon siin selles miljardäri ettevõttes, ma olen 1 miljon siin miljardäri ettevõttes ja kullerid juba pabistavad ette. Me ei saa pabistada ette, mida täna ei ole. Kui tulevad uued omanikud, kas me oleme loodud, et meid materdama hakatakse? Ei, me oleme hästi hoitud juba täna ja tulevikus saame hoitud veel paremini, sest me armastame seda tööd, me armastame seda keskkonda, milles me elame, me armastame seda ja me saame natukene ka ise kaasa aidata. Mitte see, et me hakkame materdama uued omanikud ja nüüd on kõik läbi ja nüüd on maailma lõpp, et nii me hakkame kohe seda negatiivset energiat ju kandma. Mina näen seda, et täna mul on 5 aastat pidupäev, tähistan seda täiega koos teiega, ma näen seda, et kui ka omanikuvahetused, meil on ju igasugu asjadel brändivahetused, omanikuvahetused, elu on kogu aeg muutuseid täis, kuidas meie reageerime muutustele. See oli ju kohe näha kullerite chatides, kuidas inimesed reageerivad muutustele, enne kui see asi üldse käes on.
aga kui me mõtleme kohe positiivselt, siis seda rohkem me saame selles uues omanikus ka positiivselt. Et siiamaani ju Woldi bossid olid Soomest, Soome poisid on meil siin ettevõtte taga, siis miks sa töötad Soome ettevõttes, on ja? Aga ma olen läbi selle kasvanud, ma olen 5 aastat Woldiga kasvanud, ma väga kartsin kõike ja teid kõiki ma kartsin esineda, on ja? Aga läbi Woldiga ma olengi kasvanud. Kas see omab praegu tähtsust, kui sind väärtustatakse siin olles ja tasustatakse väga hästi ja sa saad siin oma vaba aega, no mis saab veel parim olla? Vaatan ära. Ilus veel parim olla, kui sa teed. Juhan näiteks ju teeb ka ainult neid tegevusi, mis talle meeldib ja kui talle ei meeldi, siis ta lihtsalt keerab selja ja läheb sealt ära. Ja just nii ongi, see on iseenda elustiili loomine. On tegelikult ju see. Sest mitte keegi ei tule mulle ütlema, et sa pead panema pidu koos Tallinnaga, et kui Wolt 5 aastat oled sa Wolt hingekirjas on ja mitte keegi ei tule sulle seda ise ütlema, kui sina seda ise ei tee. Ja panedki selga täpselt need riided, mida sa tahad, sa oled eeskuju iseendale ja seeläbi ka teistele, sa lood ju seda maailma paremaks ja paremaks. Isegi kui me komistame, astume paar sammu tagasi, me ikkagi tõuseme püsti ja astume edasi. Ja ma lähen viin need 2 tellimust ära, näeme õige pea. Mul on nii mõnus seda kõike jagada. Vahepeal kirjutasin ühe luuletuse ka, siis pausi ajal ma saan selle veel ette lugeda. Juba jõudsin. Tänane päev on nii lae, fantastiline lihtsalt. Et ma võtsin pähe, et koos teiega seda jagada. Ja tänane päev ei ole muidugi veel läbi. Ja vaatame, mul pole isegi üldse häbi, et mul ebaõnnestus tegelikult see, et läksin otse oma FB lehel laivi. Ma jagasin sinna seda sõnumit, mida ma tegelikult mõtlesin teile edastada, aga enne imet läks kogu 1600 inimeseni, et kui paljudeni see tegelikult hinge ja südamesse läheb, siis te saate ise siit järgi vaadata, et ups, I did it again, aga ma olen tagasi jagamaks seda. Vahepeal ma siis nägin kullareid, ma jagasin korvist neile süüa ja ütlesingi, et võtke ka rohkem, sellepärast ma tean, et kullari elustiil on nii tore selline, kui sa saad kuskilt veel lisaks süüa, sa oled täiega tänulik. Mida ma olen tänaval veel teinud selle pisikese aega, mida me vahepeal ei näinud? Vilgutanud inimestele tuledega, sest neil ei põle autotuled. See on juba tee üks heategu päevas, siis su päev on korras, aga selle elustiili juures siin teed nagu meeletult palju heategusid päevas. Tegelikult selgunud, mis asi? Selgunud see, et ükskõik, kes sa täna oled, ela täisväärtuslikult iga päev. Just kui see oleks sinu viimane päev. Hommikul, kui tõused, ütledki endale, see on kingitus, et ma olen elus ja sa lähed taas. See ei oma ju tähtsust, mis on täna su töö, sa saad ka seda muuta. Sa saad muuta seda, millises keskkonnas sa oled, sa saad muuta seda, millised inimesed on su ümber. Sa saad puhata tegelikult ju alati, kui töö juures küsitakse, et millal te puhkust soovite, siis sa pead juba tegelikult ju vastust teadma, on ja? Ja sina ju saad seda niivõrd kuivõrd nihutada sinna või tänna. Joonistan ja laulan ma vahel näitlen, küll tuju on mega hea, laulan tšallalalala, kõik õnnestub, ma tean, õige pea, kõik unistused täide viin ja õnne jagan sinna, naeratustest kannab varsti kõik meil vilja. Ja ei olegi veel selle kõige mõttemaailmas mõelda veel, selles mõttemaailmas mõelda veel, et nüüd ju ei ole ikka veel hilja. Ja siis nii ta tuleb, täiega tahan laulda. Tegelikult ongi see, et teinekord võtan Zoomi kaasa
ükskord ma tegin oma sugulasele, kes samal ajal oli saunas seltskonnaga, võtsin nad siis Messengeri chatis niimoodi pildina kaasa. Oh Maarja, päriselt on sul nii lõbus töö vä? Päriselt teedki, see käibki nii vä? Et kogu aeg nad olid mul kaasas igal pool, isegi kliendid lehvitasid neile. Samamoodi ma teen praegu ju teiega, mitte väikese seltskonnaga, vaid lausa hetkel Maadre, tšau! Et Maadre piilub mind praegu ja igaüks saab neid videosid ka järgi vaadata. Märka end ümbritsevat maailma, sest sina saad vaadata sinna ja sinna. Kuhu ma praegu sõidan, ma mõtlen, mu ajus täiega ragiseb. Kullerite ajud ragisevad, eriti kui nad ei vaata ja proovivad leida klienti peast. Me ei pea seda tegema, aga me saame endale lubada mida, et iga päev õppida midagi. Sa õpidki neid tänavaid siin tundma, sa õpid, kus mingi kellaaeg midagi on, kus mingi ummik on. Me õpime tegelikult kulleritena väga palju. Ja räägimegi siis neid lugusid, et ma tegelikult ei ole ju iga päeva kullerina. Aga tänase päeva puhul, kuidas ma saan mitte olla kuller, kui ma esiteks armastan seda tööd ja ma tulin Tallinnasse ja et olla sellel päeval vähemalt tööl, et täna siis seda pidu tähistada. Ma kirjutasingi ju, palun mulle elutarkustest rikast meest ja maagilist maad. Aga see tuli mulle kõik üllatuseks, et meil on elu linnas ja maal. Et küsisin ühte kodu ja sain palju enamat, 2 kodu ja majutuse ka. Võtsin kaasa oma punase vaiba ja hakkasin seda lahti rullima, aga maal oli see juba olemas. Ja kui mulle ulatati, võtti pane see puhkama ja maal käima. Et jah, ma olen kohal, ma tundsin, ma olen täiega kodus, ma olen kohal. Ja mulle ulatati punane võti ja see punane võti läks punase ukse luguauku ja kogu punane uks. See tähendab seda, et me oleme tulnud siia tegema. Kõigepealt me küsime mingit soovi ja me oleme tulnud seda tegema, oma elu siin elama just sellisena, mis on tegelikult meid saadetud siia tegema. Ühes videos ma mainisin, ärme tee neid tegevusi, mis meile ei meeldi, sest muidu me võtame ära kelleltki võimaluse, et talle just see asi meeldib. Siis Taavi ütleb mulle tihti, et kuule Maarja, hakka elama. Lase hirmud vabaks, hakka elama ja teine asi, sa oled juhiks loodud. Jaga neid ülesandeid. Ma teen täna väga palju ülesandeid ise, üksi, bussides, meeletu aja kulu, energia, kõik asjad. Ja võib-olla siit grupist ma leian juba inimesi, kes tegelikult ma saangi suunata teile mingisuguseid ülesandeid, mida mina täna ei jõua. Ja andagi kellegile see sama sinine märkmik, mille sees on hästi palju luuletusi ja andagi kellegile, kes selle kõik sisse trükib ja lastagi kirjastajal kirjastada mu raamat ja ma saan oma raamatu. Samal ajal ma võib-olla teen ise mingit muud asja, kirjutan kas järgmisi luuletusi, järgmist raamatut hakkan välja andma või ma tulengi voldin vahepeal või just täpselt neid meelepärased tegevused või lähen lihtsalt maale olema kõigest puhkama või lähen reisil vahepeal, et anda just, mul on hästi palju ideid, aga et ma saan ju tegelikult anda inimestele neid ülesandeid, millest nemad on pädevad. Näiteks kodulehtede juures aitab mul oma poeg. Omal käel ta seda kõike õppis ja ta aitabki mind. Sest kui mina lähen sinna kodulehele, siis mul on kogu aeg, ei, ma ei saa, ma ei oska ja tegelikult mul lähekski päris palju aega, kui ma kõike seal ise oskaksin.
leiame need inimesed, kes mida oskavad ja seeläbi nagu me jõuame ju ka edasi ja edasi ja edasi, onju. Ja mõnusamas ja voolavas tempos. Ja mida rohkem me teeme neid tegevusi, mis meeldib, seda rohkem me ise säilime. Mida rohkem me armastame ennast, seda rohkem me jagame missioone ka teistele. Selline mõttetera siit tuleb igatahes. Võtan teid siis kliendi juurde kaasa. Maadre võib kirjutada, mis on see tegevus, mida sa tundsid, et sul üldse ei meeldi, aga sa tegid seda, kuigi oleks võinud anda kellelegi teisele. Nii, levitan sulle vastu. Üks lahe asi on veel selle töö juures, et tõesti sa lähed sinna, kus sa oled oodatud. Ja me leiame alati oma kliendid. Ja naeratame igale poole, nii tänaval kui muidu. Et tõused hommiku vara ja särad, siis kui palju soove on mul juba täida läinud siin ja siin ja siin, siis olgem väga ausad, et kui ma soovisin saada telesse, siis just on näidanud mind ETV-s, et ka nii kiiresti asjad täituvad, juhtuvad, õnnestuvad. Mul on varemgi öeldud, Maarja, kuidas sinu soovid kõik täituvad? Sa küsid, sa saad ja samas ka teised saavad. Ma olen tänulik imelise päeva eest. Ma olen tänulik, et algul ei tulnud mul nii palju tellimusi Woldis, et ma sain seadistada ja sättida ja teiega rääkida siin. Ma olen tänulik, et nüüd on läinud Woldis hästi kiireks. Hetkel teen hästi palju tellimusi, siis vahepeal ei saa olla siin laivis. Ja ma olen tänulik, et ma olingi telekas. Nii äge oli ennast näha. Nad kasutasid ühte klippi, mis on, ma arvan, 3 aastat tagasi filmitud. Nad kasutasid seda klippi ja ma vaatasin, mul on isegi Elkur ilusti ja jope küljas, nii et perfektsus iseenda sees, sest sina ju lood seda maailma, mida sina endale soovid. Ja kes iganes soovib, et kuidas need unistused Maarjal nii hästi täituvad, mul ongi tulemas tulevikus üks väljakutse, kus unistuste rajale 10 sammu. Hetkel ma valmistan seda ette ja annan jooksvalt kindlasti teada, millal ma teen selle väljakutse, millal me alustame ja kes kõik soovivad elada oma unistuste rada ja unistuste elu. Täna siin ma saangi ju teiega rääkida just neid kogemusi, kuidas siis päriselt kõik asjad saavadki täituda ja juhtuda just selles õnnelik olemise maailmas. Ja kas sükast vahepealset stabiilset maailma, kuidas ma siis ennast taastan, et nagu näha, mu energia läheb ka siin täiega lakke, kõik on nii äge ja siis ma toon lihtsalt rahulikud hingad ja see asi õnnestus ja see õnnestus ja siis ma kirjutan jälle, mind aitab hästi palju kirjutamine. Just kirjutamine, see annab sellise mõnusa energia, siis ma mõtlen luulevormiliselt, luules ja ma laulan endale. See kõik rahustab mind. Nüüd vahepeal oligi, et mul oli hästi palju tellimusi, siis ma ei tulnud ja miks ma just laivi ei tulnud, oligi see, et ma ise samamoodi mõtisklesin ja mul täiega luule tuli ja kirjutasin jälle paar rida, et nüüd on põnev teada. Õhtuks loen teile ette, mida ma olen, mul on kõrvalpingis märkmik, naeratuse miljonäri pastakaga ma sinna need read kirjutan ja õhtul loen ette ka, et siis mis read seal siis on, need päevakogemused on ju. Sa võid siia alla ka kirjutada, et mis on see unistus, mida sa märkasid või see soov, mida sa märkasid, et täide läks.
ja kas see juhtus ammu, siis tuleks ju asjaga tegeleda, et me ei märka mõnikord mingeid soove. Ja kui see juhtus äsja, siis jaga meile seda, kirjuta. Nii, ja kes mulle lehvitavad? Kus poolt keegi lehvitab? Tšau! Tšau, tšau! Ja kuhu ma olen minemas? Kontorisse! Päriselt? Ma ei oleks seda ära arvanud. Ma lähen vaatan sinna kontorisse, on ja? Mis nad siis minuga seal räägivad? Sa võid lehvitada siia need inimestele. Vot, et ma lähen sinna, vaatan, mis nemad seal räägivad. Jaa, vaatan, hästi midagi uut ja huvitavat, aga me ei tea ju, sõidame ringi. Ja täna ma näen neid kullereid, ainult just neid kullereid, kes ütlevad, mina olen samamoodi sama positiivne, nii äge, et sa seda teed, nii äge, et sa jagad seda kõike meiega, nii äge nagu. Vaata, sul pidi autos nänni olema, keegi midagi ütles kuskilt, keegi midagi kuskilt rääkis. See oli nagu nii lahe, kuidas nagu sa kohtad nende inimestega tänaval, sest ega ma kõik ei tea, kes seda chatis on, ja samas ma kõik ei tea ju, kes nendest siit Tallinnas on. Et ma olen Aia tänaval praegu, nii et kes siin grupis vaatab, siis saab tulla praegu siia. Nii et ma arvan, et see oli mulle paras väljakutse tulla mitu korda ühe päeva jooksul siia laivi, rääkida ja tähistada koos teiega seda sünnipäevapäeva. Minu jaoks on Voltöö 5 aastat täiega pidu. Ma jätkan seda. Ja kui midagi on, pildistan üles ja jagan teiega. Aitäh! Nii et